Robot on oma töö lõpetanud ja nüüd meil on vaja see andmelogi saada arvutisse. Selleks loome uue eksperimendi. Uus eksperiment tekib meile siia samasse. Alustame sellest, et paneme oscilloskoobi kinni ja nüüd tuleb meil võtta ajust siis andmelogi. Vajutasime uploadi peale, avaneb aju sisu, lähme õigesse projekti ja võtame kõige viimase andmelogi faili. See on siis siin. On ka eelvaade sisust, selline ta on, valime import ja close. Nii, praegu on nad suhteliselt hädised, sellepärast me oleme täisskaalas. Täisskaala tähendab seda, et kõikide andurite maksimaalsed väärtusvõimalused on põhjas. Aga enne kui korrigeerime neid automaatskaalaga, paneme kinni need sensorid, mille näidud meid ei huvita. Ei huvitanud puuteandur ja ei huvitanud, liigume siit siis allapoole, antud juhul ka siis C-mootor. Nii, vaatame, mis meile jäi. Jäi värviandur, kaugusandur ja B-mootor. Nii, läheme ja määrame nad nüüd siis autoskaalasse, ehk saame parema ülevaate. Selline siis oli meie 5-sekundiline eksperiment esitatuna graafikuna. Ja vaatame, mis me nüüd edasi teha saame. Lähme dataset tablisse ehk siis andmeloogi tabelisse ja näeme, et kõik andmed on siin ilusasti kirjas. Kui me nüüd soovime muuta näiteks värve, on neid väga mugav teha siit ja samamoodi me saame muuta siis stiili. Võtame siia siis hoopis sellise stiili ja võtame siis näiteks sellise värvi. Ja kolmandaks võtame siis sellise ilusa tumelilla ja paneme hoopis sellise stiili. Niimoodi sai siis muuta. Ja järgmisena vaatame, kuidas teha arvutusi meie andmetabeli sisuga. Kuna me kogusime ju mootori pöördeid, siis meil on väga lihtne välja arvutada selle põhjal teepikkus. Ja hakkamegi siis tegema valemit, valime siis, et võtame mootori pöörded, valime, et korrutame ja korrutame siis kõigepealt 5,6 sentimeetriga, mis on ratta diameeter standardselt driving base'il ja korrutame veel piiga, et saada siis teada läbitud vahemaa. Siin on palju võimalusi, mida saab siin kõike kasutada. Hetkel me siis neid kasutusele ei võta ja vajutame Calculate ja nagu näha ilmuski siis siia juurde arvutatud graafik ja samamoodi vajutame siis autoscale'i, et me saaksime teda võrrelda. Päris mõjuv, eks ole? Aga lähme edasi ja läheneme siis sellisele asjale nagu ennustamine. Ja ennustada saab siis kahte moodi, kas käsi ennustamist või siis lasta juba programmil joonistada ette standardne funktsioon. Käsi ennustamise puhul me siis tõmbame käega joone, kuidas me arvame, et vastav andur võiks siis eksperimendi käigus toimida. Ja saamegi siis teada, kui me eksperimendi käivitame. Funktsiooni korral me valime siis, mis tüüpi funktsiooni me soovime kasutada, võtame lineaarse ja kirjutame siia siis valemi. Et mis valemi me võtame kasutusele ja millise tulemuse me siis prognoosime valemi põhjal. Saime siis sellise. Ja lisaks ennustamisel on olemas ka loomulikult analüüs. Analüüs on siis ühe konkreetse punkti analüüs, mille me valime X-teljelt, või siis sektsiooni analüüs. Et kui me siis liigutame ennast kindlale punktile, siis me saamegi näha, kuidas selles punktis vastavate andurite näidud on. Selleks, et saada punkti analüüsi, peame me minema X-teljega, siis X-telje pealt tõmmatud joonega, sellesse punkti, kus meil reaalselt mõõtmine toimus. Et kui me läheme nüüd siis välja, siis selle kohta meil ei ole uuemaid või värskemaid väärtusi, et siis on selle punkti analüüs, siis 3. sekundil. Ja teine võimalus on siis võtta
sektsioon ehk vahemiku analüüs ja nagu näha, saame siis nihutada endale selle vahemiku sobivaks ja siin me saame siis vaadata, milline on miinimumväärtus, maksimumväärtus, keskmine mediaan, standardhärve ja integraal. Ja samamoodi saame siis paluda programmil sobitada võimalikult sarnasesse funktsiooni. Nii, ja kui me nüüd tahame kõike, mida me teinud oleme, teistega jagada, siis üks lihtne võimalus on teostada sellest väljatrükk ehk printimine ja printimise puhul me saame siis määratleda, mida me näitame ja mida me siis ei esita. Ja teine võimalus, ja võib-olla isegi veelgi parem võimalus, on teostada andmeeksport, selle me valime siit menüüst. Dataset, enne paneme siis printimise kinni. Samas väga hea võimalus on ka hoopis teostada eksport ja tegeleda siis andmeanalüüsiga edasi selleks spetsiaalselt mõeldud programmis, mille nimi on Excel.